Tere! See on Brüsseli päevik Yana Toomiga, kuid täna räägime taas Eesti asjadest. Meie maale on saabunud suur rõõm. Valitsus on kinnitanud eelarve ja teatab kõigile, et meid ootab ees täitsa õitseng. Nüüd alles saame elada. Peaminister Michal ütles nii, järgmise 2 aasta jooksul saab Eestist üks kiiremini kasvavaid riike piirkonnas. Unustus vaid lisada, lugege mu huultelt. Selle uue eelarvega ei rahuldanud Reformierakond mitte kedagi. Seda kritiseeritakse tohutu puudujäägi pärast 4,5% SKP-st. Kulude ja tulude struktuur on selline, et puudujääk jääb järgmise 5 aasta jooksul tohutuks. See kaetakse laenudega. Laenudes on väga vähe head, kuid tavaliselt võtavad riigid need selleks, et majandus areneks. Siis laene oleks kergem tagasi maksta. Eesti majanduse areng on küsimärgi all juba seetõttu, et kulud kasvavad peamiselt kaitsevaldkonnas. Teisisõnu, investeerime tohutuid summasid teiste riikide majandusse, peamiselt USA-sse. Meie enda majandus sellest ei arene. Selge see, et julgeolek on vajalik, kuid majanduslikust seisukohast on see väikese riigi jaoks pidur, mitte vastupidi. Majandus võiks areneda, kui valitsus midagi hindade tõusu suhtes ette võtaks, kuid hindade kontrollimise meetmeid isegi ei arutada. Eelkõige keelduvad Reformierakond ja Eesti 200 toiduainete käibemaksu alandamisest. Samas on oravate reiting jõudnud põhja ja parteil on vaja end maksude festivalist puhtaks pesta. Michal rõhutab, et koalitsioon tühistab maksuküüru, tühistab tulumaksu tõusu 24%-ni ja annab lastega peredele automaksu soodustusi. Kõlab hästi, aga vaatame lähemalt. Automaks ei kao tegelikult kuhugi, see muudetakse lastetuse maksuks. Tulumaksu tõusu kavandas valitsus ise, inimestel on selle kaotamine enam-vähem ükskõik. Samuti võinuks lubada homme kõigilt kõik ära võtta, seejärel oma otsuse tühistada ja end selle eest igati kiita. On veel maksuküür, sisuliselt progressiivne tulumaks. Selle maksumäärad oleks tulnud muidugi ammu üle vaadata, kuid maksuküüru eesmärk on, et vaestel jääks veidi rohkem raha, rikastel veidi vähem ja see kõik ei mõjutaks katastroofiliselt eelarvet. Küüru kaotamine toob Michali sõnul kaasa selle, et suurimat kasu saavad keskmise palgaga inimesed. Meie keskmine palk on peaaegu 2200 eurot. Mediaanpalk jääb sellele tugevalt maha. Lihtsamalt öeldes saab suurem osa elanikkonnast palka, mis on keskmisest madalam või palju madalam. Suurem, vaesem osa ühiskonnas seega saab palju vähem kasu. Väiksem, rikkam osa palju rohkem kasu. Kui aga vaadata hindade tõusu, siis ei võida mitte keegi. Samal ajal on eelarve antud selline löök, et isegi laenud ei suuda selle päästa. Jah, politseinikele, õpetajatele, päästjatele tõstetakse palka, see on hea. Samal ajal peavad kõik ministeeriumid, välja arvatud Kaitseministeerium, vähendama kulusid 10% võrra. Mida see tähendab, on lihtne mõista. Riigiteenuseid saab vähem, paljud inimesed kaotavad töö. Edasi on loterii. Mõnedel veab veidi rohkem, mõnedel ei vea üldse. Aga ka lubatud väike sissetulekute tõus vaesematele neelab inflatsioon. Tüüpiline on, et haridusministeerium säästab 18 miljonit eurot eesti keele ülemineku valdkonnas. See reform on niigi õudne. Õpilastel ei ole piisavalt tuge, õpetajad ei ole piisavalt, need pole kuskilt võtta, aga ministeerium kärbib sellest veel 18 miljonit ja teeb näo, et kõik on korras. Just sellega meie valitsus kogu aeg tegelebki. Teeskleb, et kõik on korras. Ainult huultelt lugeda enam ei tahaks. Vähendada käibemaksu, maksustada ülemäärast kasumit, näiteks pankade oma, kergendada enamiku rahva elu ja arendada Eesti majandust koalitsioon kindlasti ei soovi. Samal ajal jõudis Läti koalitsioon eelarvet arutades kokkuleppele. Alates järgmisest aastast alandatakse seal käibemaksu 12% piimale, leivale, munadele ja linnulihale, võib-olla ka sealihale. Köögiviljadele, marjadele ja puuviljadele on käibemaks juba alandatud. See on normaalne eelarve arutelu. Meil on aga kõik nagu alati. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.